Filosoof Artur Taiver on kirjutanud avaliku kirja Eesti Rahvusringhäälingule ettepanekuga teha 7 uut telesaadet. Kiri on leitav, kui otsida Google'is Arturi kirjad ja kirja pealkiri on 7 uut telesaadet. Saade ettevõtjatele ja filosoofidele on vaid 2 esimest ettepanekut. Lugege ja jagage. Artur. Nii mõned aastad on mööda läinud ja taas on siia stuudiosse saabunud Artur Taivere, nimeline filosoof kaugelt Tartu linnast. Sa oled võtnud nõuks ja kirjutanud taaskord kirja Eesti Rahvusringhäälingule, pakkudes välja ühe portsu erinevaid teemasaateid, mis siis võiks Rahvusringhäälingu eetris olla. Miks sa arvad või kas sa üldse arvad, et selline kanal, kes rõhub peaasjalikult sõja ja homopropaganda peale, sinu plaanidega kuidagi kaasa tuleb? Tervist, filosoof Artur Taivere siinpool Tartust, nii ta on. Kuuldes ja mõeldes nüüd sellele küsimusele, mis Meelis esitas, ega ma ei olegi kindel, et Eesti Rahvusringhääling tuleb sellega kaasa, aga Eesti Rahvusringhääling ei tea ka Arturi sihikindlusest suurt mitte midagi. Ma usun, et ka kaitsepolitsei ja politsei ei tea Arturi sihikindlusest suurt mitte midagi. Ja siin nüüd tekibki nagu selline 4 nurk, et kus 3 nurgas on kaitsepolitsei, politsei ja Eesti Rahvusringhääling ja 4. nurgas on Artur Taivere. Sisuliselt on samasugune seis nagu Ameerika ja Iraani vahel. Et üks on nagu suur, tugev ja meediaomanik, teine on lihtsalt nurgas. No vaatame, kes siis tugevamaks saab. Aga idee miks sündis idee kirjutada kiri Eesti Rahvusringhäälingule, milliseid saateid Eestile vaja on, sest ma näen, kuidas Eesti vajub. Ja ta ei vaju mitte kuskil põllu peal või mitte kuskil metsas või mitte kuskil linnas, vaid ta vajub soos. Ja soos on selline, ütleme, oht, et ta võibki ära vajuda, nii et kaobki ära silmapiirilt. Ja tänu sellele ma leidsingi, et minu kui filosoofi ülesanne on valgustada rahvast ja julgustada rahvast, et milliseid projekte või milliseid saateid või milliseid, ütleme, väljundeid meil vaja oleks, et me saaksime asjadest rääkida ja probleeme lahendada. Niimoodi ma haarasingi pastaka, panin paberil laua peale ja esimene, mis mulle kohe pähe tuli, selle saate nimel ma tegelikult võitlen 2015. aasta 2. või 3. aprillist. Et see on juba 11 aastat ja see on esimene saade siis saade ettevõtjatele. Teatud sektori ettevõtjad, kas siis need ehitajad, kas siis autoremondi luksepad, kas siis tanklaomanikud või transpordifirmad, mida iganes, meil on neid sektoreid päris palju. Need saavad kokku ja räägivad peaasjalikult sektoripõhistest probleemidest. Väga spetsiifilised probleemid. Meil, tee-ehitajatel on kindlasti tuleb tee-ehitajatel probleem, et betuumenit ei ole. Teda lihtsalt varsti füüsiliselt ei ole. Aga mida me siis teeme? Ja nendest asjadest olekski vaja teha saade. Mina praeguseks leian, et ERR võiks juba teha alguses 1 saate nädalas, aga varsti juba mõelda 2 saatele nädalas. 2 tundi saade. Siis oli mul see paber ees, mõtlesin, et aga mis see järgmine saade võiks olla? Ja siis mõtlesin, et miks ei võiks olla saade filosoofidele? Istuvad mehed maha, leiavad mingisuguse teema ja hakkavadki, ütleme seda, kas nüüd nämmutama, saagima või siis lahkama, aga räägivadki inimestele rahti nii, nagu seda on võimalik rääkida ja niimoodi, et ka tavainimene aru saaks. Filosoofidega on muidugi see, et seda saadet ma ei soovitaks teha otse-eetris, sest filosoofid võivad, ütleme, käest ära minna. Kui ettevõtja suudab ennast veel vaos hoida või ütleme, olla diplomaatiline, olla esteetiline, sensuaalne ja selline, ütleme niimoodi, rahvale söödav, siis filosoofid võivad ikkagi, ütleme, poole punkti pealt täiesti pöördesse minna ja siis on inimestel, mis asi nüüd see oli, et ma ütlen ausalt ära, et filosoofid, see ei ole Jürgen Ligi tase, et see on ikkagi kordades keerulisem tase. 3. saade, mis ma panin paberi peale, kuivõrd ma olen ise rehvidega tegelev ja rehvidega olen tegelenud 29 aastat, siis väga palju käib minu juures põllumehi ja põllumehed ikkagi vahepeal kiruvad selliseid päris
no täiesti utoopilisi asju, et Artur, et et ma ei saanud täna põllu peale minna, et ma pidin 2,5 tundi arvutis paberit täitmas. Ma ütlesin, mis mõttes sa pidid 2,5 tundi, praegu on põllutöö tegema, ei, ma pean ennem paberit korda saama, et muidu ma ei saa põllu peale minna. Ma ütlesin, et põllu järgi käib asi, ütles ei, praegu meil käib juba paberi järgi asi. Et nendel on ka neid probleeme, on ikkagi niivõrd seinast seina. Et põllumeestel on kindlasti saadet vaja. Vot põllumeeste saadet mina ei oska öelda, ei pikkust, ei kui tihti ta peaks olema, et siin põllumehed ja Eesti Rahvusringhääling peaksid maha istuma ja leidma selle kuldse tee, kas siis 1 saade kuus, 1 saade aastas või võib-olla 3 saadet nädalas. Et kui meil on, ütleme, näljaoht siin planeedil ja Eesti asub ka siin planeedil, lugupeetud Eesti Rahvusringhäälingu töötajad, siis võib-olla isegi 2 või 3 saadet nädalas võiks põllumeestele eraldada. Nendel on väga palju sektoreid, marjakasvatus, loomakasvatus, viljakasvatus, siis on olemas juurviljakasvatus, siis on kalandus, neil on millest rääkida. Siis panin pastaka nurka, mõtlesin, et aga et võiks ju nagu 4. ka, aga et seda 4., kui see idee plahvatas, siis ma viskasin selle pastaka kohe kaugemale, et ma kohe kindlasti ei kirjutaks seda paberi peale. Et pärast võtsin pastaka ülesse, kirjutasin saade hetääridele. Hetäär on naine, kes on, esiteks ta on tark, teiseks, mis on, ütleme, harukordne, ta on pädev, ja 3, mis on hetääri kõige tähtsam üks tähtsamaid omadusi, ütleme viisakalt, et see on nagu munadega naine, et nendel ei ole hirmu, nendel on täiesti ükskõik. Jah, juhtub, mis juhtub, aga ta räägib nii, nagu on. Minu abikaasa Ave Taivere, see on hetäär, tema hüüdnimi on Vanaka, lühend vaiksest anakondast. Mina tean Eestis 8 hetääri. Ave on 1, siis on, ma ainult hüüdnimesi, ma ei taha neid avalikustada, kui Eesti Rahvusringhääling tuleb, palub, ütleb Artur, me teeme saate hetääridele, et palun kutsuge need hetäärid saatesse, siis ma olen nõus neid avalikustama, aga hüüdnimed ma võin teile anda. Reema, Dora, Pimi ja Tarna. Ja veel 3 oma, aga neid ma ei julge puutuda. Sest head hetääri, ohtlikust hetäärist eristab see, et ühel on pidurid ja teisel ei ole. Vot nende 3 pidureid ma enam ma ei tea, kas nendel on pidurid või on nendel pidurid täiesti puudu. See on pusi, lila ja kata. Nendele mina soovitaks 1,5 kuni 2 tundi saade nädalas ja las nad siis, sest ega kui mees tuleb naistele rääkima ja seletama asju, siis tavaline naine, Eesti naine, üldse planeedi maa naine, see ei kuula, sest temale räägib seda mees. Aga kui naine räägib naisele, siis on naise kuulmine ikkagi tükk maad selline, ütleme, teravam. Nad oskavad ka naised kuidagi omavahel pehmemalt ja nendel on kuidagi see oma keel. Mees räägib kandiliselt, aga naised räägivad ikkagi voolavalt ja ümarguselt. Ave on mul madu, see on selline uss, et ma ei tea, et seda ei julgeks mina näiteks Brasiiliasse lasta, seal need maod jooksevad kõik Argentiinasse ära. 5. saade oleks visionääridele. Visionäärid on need inimesed, kes teevad asju natukene teisiti. Nad ei pruugigi teha, aga nad näevad, et seda asja on võimalik täiesti teistmoodi teha. Hiljuti, nagu see Iraani ja Iisraeli sõda algas, kus kasutatakse, ütleme, Ameerikat kui lihtsalt kui jõumeest, kes läheb ja annab tappa, aga sõda on ikkagi Iraani ja Iisraeli vahel, et Modi, India peaminister ütles ära, et me peame hakkame looma ühiseid standardeid, et meil ei oleks maailmas nii palju killustunuid standardeid. Aga kes meil Modit praegu kuulab? Aga oleks aeg. Ja visionäärid olekski need, kes räägiksid mingisugusest sektorist, mingisugusest lahendusest, nad lähevad väga süvitsi. Jah, kohati võib see saade olla, kuulad ja ei saa mitte midagi aru, aga see saade võib-olla ongi ainult 3 või 5% siin planeedil elavatest inimestest, kes saavad aru, kes
võtavad sellest asjast kinni ja kes hakkavad seda maailma muutma. Aga noh, lugupeetud ERR, proovige seal üles ärgata, et noh, ei ole niimoodi, et teil ei jää see elu sinna vati sisse. Mul on järgmine saade tulemas, järgmine nädal, ma tulen kas 9. kuni 14. tulen uuesti siia Kaguraadiosse. Ma hakkan rääkima lihtsalt Iraani sõjast, tagajärgedest ja kuidas ta kulgema hakkab. Et no uskuge mind, Tallinn ei kujuta ette, milliseks meil elu läheb. Nii, see oli siis 5. saade, oli visionääridele. 6. saade. Kirjutasin ja ise ka ei uskunud. Alguses oli mul üldse kirjutatud teistmoodi. Alguses oli kirjutatud, et saade lastele ja pensionääridele. Aga siis ma võtsin ta välja ja asendasin, sest leidsin, et saade saadikutega, erinevate riikide saadikutega on praegu meile palju-palju tähtsam. Meil on ju riigis, ma ei tea, India saadik, Pakistani saadik, võib-olla on isegi Prantsuse saadik, võib-olla on Brasiilia saadik, et kas me ei saaks teha nendega kas või pool tundi või tund aega, on teil seal üldse mingisugust jõudu või tahtmist tööd teha või käite lihtsalt lõunaks kohale ja peale lõunat lähete minema ja ongi kogu lugu. Et praeguse seisuga siit Tartust ja Põlvast mina näen seda asja niimoodi, et te kas käite vaid lõunaks või ei käi isegi lõunaks tööl. Olge kena, et proovige asjadest aru saada nii, nagu nad on. 6. oleks saade saadikutega erinevatest riikidest ja praegu on kindel teema Araabia poolsaar, mitte sõda Ukraina ja Venemaa vahel, mida mina kvalifitseerin kui sõda sööklas, vaid sõda Iraani ja Iisraeli vahel, mida mina kvalifitseerin sõda tanklas. Sõda tanklas on kordades ohtlikum, sest sealt Araabia poolsaaret või läbi Hormuzi väina tuleb 1/3 meie väetist, 40% heeliumi, mis on vaja kiipide tootmiseks. Meil on kiipide tootmine jääb seisma. See on, mida Iraan püüab praegu teha, see on tootmiskette lõhkuda. Ja tal õnnestub see, siin ei ole nagu mingi küsimus, aga sellest ma räägin järgmine saade. 7. saade. Eelmine aasta ma tegin ettepaneku nii raadios ma ei teinud, ma tegin vaid meili teel saatsin, teile ka ERR saatsin, Postimehele saatsin, Delfile saatsin, Õhtulehele saatsin ja ka ajalehtedes tegin. Lõunalehes ja Õhtulehes tegin ettepaneku, et me muudaksime Riigikogu valimissüsteemi. Ma tegin isegi Arturi eskiisi, seal on 8 ettepanekut. Mul on kokku tehtud 20 peenikest ettepanekut, väikest ettepanekut, 8 ma kõigest avalikustasin ja 8 väga jämedat. Neid ma ei julge praegu avalikustada, sest need on nagu kardinaalselt, need on juba vundamendiblokid, mida me peame hakkama vahetama. Aga me peame sellest rääkima. Mul on see Riigikogu valimise korra muutmine, Arturi eskiis on mul kodulehel ikkagi alles ja seda te võite lugeda iga kell. Ja seda oleks vaja 2 saadet nädalas, poolteist tundi iga saade, sest me ei saa seda kuu aega hakkama, me ei saa seda isegi 3 kuuga hakkama. Seda on vaja, et inimesed, kellel on mingisugune kindel visioon, kes saab aru, kuidas see süsteem, mida me loome, hakkab tööle. Sest see süsteem, mis meil praegu on tehtud, minu teada see on kas Siim Kallase või Mart Laari või kuidagi sealt kandist, see on mööda. See on sisuliselt laipade valik, peibutuspartide valik, see on laipade valik. Ei ole vaja rääkida mulle, et meil on demokraatlik riik. Kui me 30 aastat valime laipu, siis see ei ole demokraatia. See on ikkagi, see on selline, kuidas teile öelda viisakalt, see on ERR ja seened või kuidagi niimoodi. Et seda saadet ka kindlasti oleks vaja. Ja mida, ütleme, ma praegu kirjutasin küll kirja Eesti Rahvusringhäälingule, aga miks ei saa Postimees, miks ei saa Delfi, miks ei saa TV3, kõik, miks need ei saa tõsta ülesse? Uued uudised, miks teie ei saa tõsta ülesse seda teemat? Aga mugav on, miks peaks?
miks peaks? Aga uskuge mind, et see Iraani ja Iisraeli konflikt, see süveneb nii kõvasti, et mugav, see sõna unustatakse ära. Tahame me või taha, see tuleb meil lihtsalt ära unustada ja meil on ikkagi lapsed, keda on vaja toita. Nii et toidu alla tuleb kogu see majandus meil ümber ehitada. Praeguse seisuga Eesti ennast ise ära ei toida ja see on probleem. See on probleem, millest tuleb rääkida, mitte mida ei tule varjata, vaid millest tuleb rääkida. Ja vot need 7 saadet, mis on, mida ma teile pakun, proovige siis vähemalt needki ära teha. Seda ei ole palju palutud. Ma olen teile kirjutanud aastaid juba, et on vaja teha saade ettevõtjatele ja on vaja saade teha filosoofidele. Mitte 1, 2, 3 aastat, vaid aastaid. Esimene kord te isegi 2022. aasta märtsis te isegi vastasite mulle. Täname, et esitasite ettepanek on saadet, aga pärast te isegi ei ole viitsinud mulle vastata. Et teil on seal, ma saan aru, et makstakse selle eest, et te summutate Eesti rahvast. Kui see niimoodi on, siis võib-olla oleks vaja otsida mõni teine töökoht. Praeguseks ma nimetan lihtsalt selle viimase lause, kuidas ma lõpetasin selle kirja ja lõpetangi sellega ära, et jään ootama teie vastust igal juhul, et Artur soovib osale ühiskonnast päikest, vihma ja tuult ja teisele osale sibulat, kala ja tala. Artur Taivere, filosoof planeedilt Maa, kelleta planeet ei saa. Thus. Kas sa näed oma vaimusilmas ka mõningaid selliseid potentsiaalseid saatejuhte, kes kõiki neid saateid võivad juhtida, läbi viia või sa tahaks ise sellega tegelda? Filosoofide saatele, filosoofi saadet ma olen nõus esimesed 3-4 korda käia ja tõmmata, ehk siis meil on olemas, mina tean 7 filosoofi ja need on üsna tugevad vennad, ehk siis ei ole tähtis, kuidas sa küsisid väga hea küsimuse, saade ettevõtjatele, sellega mina ei tegeleks, see on juba minu jaoks minu aja raiskamine, see ma võin neid natukene aidata, et ütleme niimoodi, et Jaan Puussaak ja Heiti Ääl oleksid seal, ütleme need põhimootorid või siis põhivennad, kes hakkaksid määrama, mis teemal hakatakse rääkima. Aga mina oleks filosoofide saatest väga huvitatud. 3. on saade põllumeestele, vot siin mina aidata ei saa, siin on vaja rääkida konkreetselt nende vendadega, kes, mul on kursakaaslased, ma olen loomakasvatuse lõpetanud, Illar Kalda on näiteks ja Ragnar Lemming on väga tugevad lambakasvatuses, et me leiame ka selle lahenduse, see ei ole üldse mingi probleem. Aga vot saade hetääridele, mul on kindlalt olemas üks naisterahvas, kes suudab seda saadet tõmmata ja ta töötab ERR-is. Seal on kohe konkreetselt, kuidas sulle öelda, ma näen temas hetääri, aga temal on üks miinus. Tal ei ole kõrval, vaata selle jaoks, et hetäär avaneks, tal peab olema kõrval meeletu aju ja meeletud munad, ehk siis mees, kes teda nagu natukene nagu tögab või natukene nagu müksab või jah, ilma selleta ta nagu otsib ikkagi ennast, ta kardab, ta ei karda, ta ei ole kindel, kas ta teeb õieti või ei tee ja see on, tema hüüdnimi on Lila. Hetääridega me saame hakkama, ma saan kindlalt sinna 4 hetääri, Vanaka, Reema, Dora ja Tarna ja kui me saame Lila ka sinna punti, siis on meil hetäärid olemas ja siis ma nendele seletaks lihtsalt ära, mis probleemiga on vaja tegeleda ja nemad siis räägivad selle nagu ütleme selles keeles ära, mida naine ka aru saab, sest ega kui mina lähen sinna rääkima, ma suudan selle lause nii keeruliseks rääkida, et naisterahvad loobuvad kuulamisest, rääkimata juba arusaamisest. Ja vot seal ongi siis see saade visionääridele, vot siin on vaja tõesti seda kuraatorit või seda vastutavat isikut, et kui saabub meil, mis võib olla 3-5 lehekülge pikk, ehk siis mingisugusest probleemist, siis see mees, kes vastutab selle saate olemasolu eest, see loeb läbi ja seal ju võib olla täiesti tühi maa.
ehk siis, kui minule saadab mingisugune insener kirja, et Artur, meil oleks vaja teha mingisuguseid asju niimoodi ja mina 25% sõnadest ma aru ei saa, sest need on liiga tehnilised ja mõttetuumast ja mõttesuunast ka aru ei saa, siis minu jaoks kui filosoofi jaoks on selge, mina kirjutan talle vastu seoses sellega, et ma olen nii rumal. Ma olen lauajalg, ma ei saa aru, et proovi mulle kirjutada kuidagi niimoodi, et ma saaks aru, noh, vaata, mina tunnistan, et kui mina millestki aru ei saa, ma kohe palun vabandust, jah, aga tulebki tunnistada või siis saada kokku, või siis teha mingisugune proovisaade, või siis leida mingisugune mees, kes või teha siis saade, mitte avalikustada see saade, vaid teha see saade kuidagi niimoodi kolmnurksaade, kus on üks Eesti Rahvusringhäälingu töötaja, selle sama ala professionaal, kes küsitleb siis seda meest, seda visionääri, kes seda näeb. Et see visionääride saade, see on igavene pähkel, ma olen sellega nõus. See küsimus, Meelis, sinu poolt on väga asjakohane, väga adekvaatne. Meil on raskusi, ma ei ütle, et ma pakun nüüd ERR-ile kandikut ja võtke ja hakake tegema, ei, ma ei paku kandikut, ma pakun ainult vigla ja reha, aga riisuma ja kaevama tuleb endale hakata. Saade saadikutega, seda on kerge teha, see ainukene probleem selle saade saadikutega on see, et ERR-is on praegu liiga ajupestud, ajuloputatud kontingent, kes julgeb rääkida ja avada maailma vaid teatud nurga all. Siin mina soovitaks niimoodi, et saade saadikuga on 2 kuraatoriga, üks on ERR-i töötaja ja teine on siis kas filosoof või hetäär. Ehk siis meil tekib kolmnurk, mitte niimoodi, et kuidas sulle öelda, ajupestud Eesti Rahvusringhäälingu töötaja esitab vaid selliseid küsimusi, kus on juba see vastus juba ette määratud. See ei sobi, et niipidi need asjad ei käi. Ja viimane see Riigikogu valimiste kord, no siin on, kui te minu kirja seda Arturi eskiisi loete, siis seal on neid pakkumisi, mul on selle Arturi eskiisi avalikustamise kava ka kuskil olemas, ma pean lihtsalt linnukese kuskil maha võtma, et see oli niimoodi, et ma pakkusin 5 lehele Postimees, Delfi, tähendab Maaleht, Õhtuleht, Lõunaleht ja Eesti Ekspress, et avalikustage palun see tekst. Ma sain kõikide käest eitava vastuse. Siis ma pöördusin nende poole uuesti, et kas reklaamina saab. Ja reklaamina 5, ehk siis Postimees, Maaleht, Eesti Ekspress, Õhtuleht ja Lõunaleht, 5 ma sain kõigest 2 käest. Lõunaleht ja Õhtuleht olid nõus reklaamima, aga kõik 3 ülejäänud ütlesid, et me oleme niivõrd vabad mehed, et me teame, mida me reklaamime ja mida me ei reklaami. Nii et isegi Riigikogu valimise korra muutmist avaliku ettepanekuid ei ole Eestis võimalik avalikustada reklaamina, rääkimata juba et sa saad seda tasuta teha, et seda teeb nagu meediaväljaanne. Ei, niimoodi meil ei käi asjad. See on ka probleem. Kui sa oled päeva jooksul kõik vajalikud rehvid ära vahetanud, õhtul koju laekud, sa üldse ise vaatad televiisorit, tead sa näiteks, mis seal ERR-is, mis saated seal praegu käivad? Ma tean küll, mis saated seal käivad, aga nende vaatamine on selline, saad aru, kuidas sulle nüüd nagu viisakalt öelda, et see on nagu, et sa sülitad nagu lakke, aga lagi on väga kõrge ja siis sa ootad, kuna see tats sulle nagu pähe kukub, et kui sa kuulad seda, siis ma juba kui uudiseid kuulan, siis ma näen, kuidas on võimalik lause moodustada niimoodi, et see töötab nii, nagu sulle on vaja. Ja seal ongi see lause moodustamine nii, nagu sulle on vaja. Ehk siis ma ei ole märganud seda, et Eesti Rahvusringhäälingus öeldakse, et Iisraelis on keelatud videote tegemine kahjustuste filmimisest ja selle avalikustamine. Seal on kuni 5-aastane vanglakaristus selle eest. Ja ütleme, ma ka ei ole
märganud eriti, et nad seal, ma ka muidugi tuleb tunnistada, et ei ole vaadanud, et nad oleks võtnud pulkadeks laiali Iraani uued raketid, need Seijil 2, Seijil 1, Korosmar, see nimi on keeruline, et see on see 80 ja 100 kassetiga ja siis on see tantsiv rakett, ehk siis seda varjamist on nii palju, meile ilustatakse seda pilti, meile tehakse nagu selline maailm, et me pudrumäed ja tõmmatakse need roosad prillid meile lihtsalt tugevamalt krõpsudega kinni või isegi koormarihmaga, et maailm on roosa, ei ole maailm roosa. Ei ole maailm roosa. Praeguseks maailm, selle aasta jooksul maailm laguneb niimoodi ära, et me isegi unes ei oska seda ette näha. Inimestel ei ole seda ettekujutusvõimet, kui drastiliselt muutub maailm see aasta. Ma kirjutasin 5. kuni 8. märtsini kirjutasin kirja, ma annan sulle, täna saadan sulle selle kirja, Meelis, kaitsepolitseile, et mida on vaja Eesti riigil kiiresti teha. Mul ei ole mõtet seda saata Postimehele, mul ei ole mõtet seda saata ei teistele, ei Õhtulehele, sest seal on, see läheb prügikasti, aga ma saatsin kaitsepolitseile, konkreetselt Väetis ja Elu ja ütleme, aga ega kaitsepolitsei on ka selline, nemad käivad nagu tööl, nende tööülesanne on põhiliselt vaadata seda, et ükski uue ideega inimene välja ei tuleks, sest see on juba probleem, ütleme, klannile, kes juhib või kes on, ütleme, selle Eesti ära kaaperdanud. Ja see ongi, et Artur Taivere kirjad käivad seal ikkagi vaigistamisesse või viimasesse sahtlisse seifi ja viimase 8 luku alla ja kogu lugu. Aga fakt jääb faktiks, et ma olen neile need kirjad ikkagi saatnud, et see informatsioon pidi jõudma teieni, et pärast inimeste ees tuleb kaitsepolitseil vastata, mida te tegite. Sest huvitav, täna just hommikul tuli meelde, et ma ei mäleta aastat täpselt, kas 2017 või 2018 Avega õhtul vaatame ja ma näen, et Arnold Sinisalu on Aktuaalses Kaameras ja räägib. Arnold Sinisalu ütles, et kaitsepolitsei on tõsiselt mures väljendusvabaduse kvaliteedi eest või kuidagi see, tema sõnastus oli selline, ütleme, ja Ave küsis minu käest, mis sa ütled, Artur, ütle, et mis sa arvad, et kas nad saavad aru, et meil on sõnavabadusega probleemi. Ma ütlesin, et vaata, naerdakse üle, summutatakse ära ja pannakse edasi. Naerdi üle, isegi kaitsepolitsei peadirektor naerdi üle. Naerdi välja selle eest, et ta tuli ja rääkis, et meil on sõnavabadusega või väljendusvõimalusega probleeme. Et mis te siin räägite filosoofist, et ma praeguseks hakkan rääkima, tohib ma Meelis hüppan natukene võib-olla edasi, et kui palju ma selle kirja alla planeerin panna reklaami alla. Mul eila käis üks klient hommikul kell 8 ja ta kuulas selle loo ära, ma rääkisin talle selle loo ära poole tunni jooksul ja siis ta küsis, et Artur, et kuidas sa planeerid seda avalikustada ja ma rääkisin talle selle loo ära, mis ma praegu teile räägin. Ma ütlesin, et näed, väga lihtne, Õhtuleht läheb 3 korda, 1., 4. ja 9. 3 reklaamimiskorda. Lõunalehte läheb 2 korda, 2. ja 9. Ja 3. leht on Maaleht, 2. ja 9. See on siis kokku 7 korda. Ja raadiojaamasi ma lootsin saada 3 raadiojaama, sest selge on see, et paljud ei tule kaasa. Nad lihtsalt ei tule kaasa, et ei ole huvitav. Ja ma oma üllatuseks ma sain 5. Esimene on Kaguraadio, ütles jah, teine oli pikalt ütles, aga ikkagi ütles jah, see oli Ring FM ja Ruut FM. 3. oli Kadiraadio, see on Saaremaa raadio, ehk siis ma saatsin sinna nendele, et kas teeme, siis saatsin nendele need kuidas need on, need mitte slaidid, vaid need võtted või reklaamklipid saatsin nendele ja 2 või 3 päeva pärast, Artur, me oleme nõus ja eila õhtul nad saatsid mulle arve, ma täna hommikul maksin ära ja nende poolt tuli, et Artur,
homsest on tööl, ehk siis Kadi raadio on 4. ja 5. raadio ma saatsin Elmarisse saatsin 10 päeva tagasi või 9 päeva tagasi, täna on siis 1. aprill, aga 9 päeva Elmarisse saatsin, et kas reklaamida saab teie juures, anti mulle meil, saadan tekstid, et on vaja reklaamida 4 päeva, 1., 2., 4. ja 9, kokku no ütleme 40–60 korda ja vastuse sain Erki Leitalu käest, ei, teie reklaamklipid ei sobi, ei lähe kokku meie raadiojaama vaadetega või noh, ütleme selline hästi poliitiline, selline noh, diplomaatiline, sensuaalne jutt. Ja eila või üleeila hommikul ma pulli pärast vaatasin, et reklaam Postimehe reklaamgrupp või raadioreklaam @postimees.ee ja teine ka, et kirjutan sinna veel korra, et panen selle pakkumise, et näete sellised 2 klippi, kas olete huvitatud või ei ole. Ja vastas sealt samast meili alt, vastas mulle Eveli Veelman, jah, saame panna küll. Noh, minu jaoks nagu, et kas ma pean teadma päeva, kuna ma teile saadan selle reklaami või kes teil seal otsustab? Ja ta ütles mulle, jah, saab, palju sa tahad? Ma ütlesin, et näed, nii palju ja nii palju, selline hind. Ma ütlesin, tegi arveks, maksin ära. Elmar raadios 2. ja 9. on minu reklaam sees. Kui Erki Leitalu ütleb ei, siis Eveli Veelman ütleb jah. Aga kust mina tean, ütleme filosoofina, kas ma pean teadma, kelle juurde ma pean pöörduma? Ma ei pea ju seda teadma. See on minu jaoks täiesti kummaline olukord ja mis on huvitav, et Postimehesse ma saatsin, seal on reklaam, ütleme reklaami meili peale, et olen huvitatud 2 reklaamist 2. 9. saatke mulle palun pakkumine poolele leheküljele ja tervele siseleheküljele. Ma ei saanud mitte mingit pakkumist. Varem ma olen Postimehes reklaaminud terve leheküljega, ma saan poole tunni või tunni jooksul ma saan pakkumise korras, et nagu õlitatult. Ja nüüd ma ei saa isegi pakkumist, et noh, kuidagi ma ei oskagi öelda, et noh, selline maik on suus, et sul ei ole nagu liiv, sul ei ole nagu savi, aga sul on nagu noh, tühi koht. No kui ma mõtlen selle peale, sellised raadiojaamad ja ajalehed, et see läheb sul ikka päris suure summa kokkuvõttes maksma, et teed tööd, ravad rehvi vahetada ja siis kulutad selle ära niisuguste reklaamide peale. No siin on oled sa kuskilt mõne sponsori leidnud äkki? Ei, sponsorit mul ei ole jah. Ma panin paberi peale joonistasin kuu ja siis noh, ütleme, filosoof ei ole niimoodi, et ta teeb asju, urgitseb ninas ja teeb. Filosoofidel on ikkagi asjad niimoodi, et nad teavad, mida nad teevad. Nad teavad, kus nad on ja nad teavad, kus nad peavad jõudma mingisuguse aja vältel. Aasta pärast, poole aasta pärast, kuu pärast. Ja ma paningi endale aprillikuu jooksul konkreetselt märgi maha. Iga nädal ma panen reklaami ajalehte, ehk siis 16. tuleb mul järgmine kiri, 16. tuleb mul kiri Eesti rahvale, mitte Eesti Rahvusringhäälingule, mitte Postimehele ja mitte valitsusele, vaid Eesti rahvale. Ja kirja pealkiri on Teeme silmad lahti. Ja 23. on järgmine kiri filosoof Artur Taivere abipalve Eesti rahvale. Seal ma kirjeldan, millist abi mul on vaja, et läbi lükata üks projekt. Aga sellest te saate juba aru siis, kui te loete läbi selle 16. Teeme silmad lahti. Too kiri, 16. kiri on 3 korda pikem, ta on mul tegelikult valmis, seal võib olla mõni koma veel panna, aga üldiselt on ta valmis. 16. ma panen selle, toon 3 korda raskem kui see kiri, mis täna on, või 3 korda pikem, aga 9 korda raskem. Ehk siis toon juba pähkel, tollest ei saa juba igaüks aru, et seal võib-olla tekib juba selline vajadus, et inimene, kui ei saa aru, siis tuleb hakata lugema seda puntides või mingisugustes rühmades või, sest ma kasutan seal ikkagi selliseid
no ütleme niimoodi, et ma väänan sõnu ja kui sõnal on 2 või 3 tähendust ja kui lauses on 3 või 4 sõna, millel on 3 või 4 tähendust, siis selle lause mõtte ja tuuma arusaamine vajab ikkagi pädevust ja vajab ikkagi süvenemist, et kui see kiri ERR-ile, see on ikkagi selline ütleme Kenilt Barbile, aga siis seal on ikkagi ta Kenilt Kenile. Ma olen hämmingus, et miks meil Eesti Rahvusringhääling töötab meie vastu, et kus on seaduses kirjas, et Eesti Rahvusringhäälingul on lubatud töötada Eesti inimese vastu. Ma olen filosoof, ma olen 4 lapse isa, ma olen firma juht ja mulle töötab, minu riiklik asutus töötab vastu, et kas ma pean protestima minema või? Eesti Rahvusringhääling, küsimus teile, kas ma pean tulema teie ette protestima või? Nii, aga huvitavam osa on nüüd ees ja nüüd ma räägin teile sellest huvitavamast osast. Kui te leiate selle kirja minu Arturi kirjades, siis seal kirja taga, kiri on kõigest 1 lehekülg pikk, see on lugeda võib-olla 5 minutit. Aga seoses sellega, et ma olen filosoof ja ma olen selline, nagu Ave armastas öelda, ma ei usu, et siit lastakse eetrist läbi seda, aga kui ilustatult, siis tõhk. Aga tegelikult ta nimetas seda ikkagi väga räigelt, ta nimetas mind. Ja seal kirja taga, selle sama kirja taga on mis kell, kuhu, kellele ja mis tekstiga on see kiri saadetud. Esimene rida on seal kaitsepolitsei, politsei, õiguskantsler ja president. Need said täna selle kirja. Teine rida on Õhtuleht, seal on kõik meilid väljas, seal on see tekst, millise kirja nad said, see on kõik olemas. Ehk siis kui te leiate, et Artur, et sa käitud ülbelt, sa käitud üleolevalt, sa oled agressiivne, sa oled rõhuv, sa oled tõhk, siga, võib-olla see on teie arvamus. Järgmine on seal, 3. on kiri ERR-ile, jällegi 20–25 meili ma valisin välja ja jällegi see kiri, et tervist ERR, kirjutan teile, mure selline, näete link siin sellest kirjast on teile ja palun võtke see teadmiseks. Et see on juba avalik, ehk siis kui Eesti Rahvusringhääling soovib mind summutada, siis ma kardan, et see raha, mis ma siia alla panen see kuu, see on kas nüüd ma ei tea, kas 4-kohaline või 5-kohaline ja praeguse seisuga ma näen, et isegi raadiote alla läheb rohkem, sest teine kuu pool läheb raadiote alla rohkem. Ta on esimene pool kuud läheb raadio alla vähem, sest mul on 1 kiri, aga teine kuu pool ma juba reklaamin nagu 1 korraga reklaamis, aga mul on mitu kirja all, et siis seal 23. mul tuleb kõige suurem pauk, ehk siis seal läheb võib-olla päevas, ma arvan, et kuskil 2–3 tuhat eurot ma panen raadio alla, ma võib-olla 2 päeva peale hajutan, ehk siis seal tuleb klipp, kus on Eesti kiri Rahvusringhäälingule, et 7 uut telesaadet, siis teeme silmad lahti ja siis on see viimane. Et seda ma juba nagu niimoodi arvestasingi, et aga Õhtulehes, Lõunalehes ja Maalehes, seal on lihtsalt nagu ma annan teada. Homme on näiteks Lõunalehes ka Kaguraadio reklaame, ehk siis ma sain sinna sisse panna, et kuulake inimesed Kaguraadiot, et seal avalikustatakse nii klippe, seal jooksevad nii klipid kui ka selle kirja tekst. Et ei peagi tegelikult isegi leidma minu kirja, piisab sellest, kui te kuulate Kaguraadiot ja saate võib-olla sellest kirjast täieliku ülevaate. Filosoof Artur Taiver on kirjutanud avaliku kirja Eesti Rahvusringhäälingule ettepanekuga teha 7 uut telesaadet. Kiri on leitav, kui otsida Google'is Arturi kirjad ja kirja pealkiri on 7 uut telesaadet. Saade ettevõtjatele ja filosoofidele on vaid 2 esimest ettepanekut. Lugege ja jagage. Artur.